videolõunatund Nõmme raadios. Tere ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 85. Eelmise saate peale üks vaataja kuulaja kirjutas, et me idiootide pärast kannatame. Siililegi selge, et midagi helget ega head tänane valitsus, omavalitsused meile ei korralda. Hea loosungid on kaunid ja tehakse mingeid iluasju, et me mängu läbi ei näeks. Aga kannatus on valik. See, mida me selle kõige juures kogeme, sõltub sellest, kuidas me ise reageerime. Kas me võtame seda võimalusena ise kasvada, kogeda mingeid põnevaid asju, kas või ise endast seismist kogeda, sest kui keegi kogu aeg seisab sinu eest, #esindusdemokraatia, sa ise ei vaatagi neid ühiskondlikke protsesse siis ju nii põhjalikult, ei analüüsi ja tiksudki kuskile tont teab kuhu. Selles plaanis ma usaldan täna toimuvat. Kas ma kiidan heaks, elan kaasa, et kõik just nii toimub? Ei, ma arvan, et asjad on täpselt selle jaoks nii hapud, et meie hakkaks läbi nägema, mis toimub meie heaks, mis mitte, mis on meie võimalused kogu toimuvat mõjutada, sellest kuidagi teistmoodi välja tulla, võitjatena välja tulla. Mina arvan, et suur lähtestamine on vajalik, aga meil tuleb endal seda teha. Kui need sigutikud, satanistid ja nende siuksed liigendid seda teevad, siis kedagi head sealt ei tule. Meie saame siis parasiitide toiduks lihtsalt. Ja üks selliseid huvitavaid momente, mille kaudu käib inimeste isegi hingetasandil ära varastamine, natuke lähen võib-olla liiga uhuuks või surra-murraks praegu, aga see samune COVID-i süstid. Ma olen varem siin saadetes rääkinud ka, et see süst ühendas inimesel lähte tema hingest. Ja kes said platseebot, kes said päris asja, kes said päris kanget asja, igatahes meie heaks see trall ei käinud. Me saame selle pöörata enda heaks, kas või kui vaatame seda, et inimesed on hakanud kaasa mõtlema, kas see kogu vaksi värk on ikka meie huvides või see teenib suurt format. Kas või sellises lihtsas asjas. Ja kuna väga paljud inimesed on nüüd hakanud skeptilisemalt vaatama toimuvat, ei süstitama lapsi enam nii pimesi, selle peale on tekkinud ka suur paanika, suured kampaaniad, Maximas käis rahulikult käia ilma, et taustaks ei mängiks. Siin majas mind vaktsineeriti ja vaktsineeri sina ka, bla 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 bla. No milleks? Ma olen toidupoes, kas ma siis sealt tummis jalu jooksen süstla otsa edasi või? Aga rahasid saab liigutada, see on ju suur pluss, suured kampaaniad käimas. Ja pluss siis see, et võib-olla mõned selle peale mõtlevad, ei see vaksi asi on ikka õige. Muidu ju seda igast august ei tuleks seda juttu, kui see nii õige poleks. Need vaksiskeptikud, need on mingid lollakad, on ju. Olgugi, et väga palju tänased vaksiskeptikud on olnud kunagised pimesi uskujad, aga lihtsalt natuke on läinud nässu, isiklikud lood ja kui su isiklik lugu on pesuehtne näide, kuidas vaktsiinid saavad inimelu ära rikkuda, sind ei veena see, et aga nii paljud teised on ju päästetud, osale edasi selles loteriis. Väga huvitav hiljaaegu kuulasin Michael Knowlesi kanal YouTube'is, kus üks mees, kes kogemata natuke paljastas liiga palju asju, arstina ära tühistati. Tema rääkis, et need igasugu puhangud, et nüüd on measles ja mis iganes seal USAs on ju parasjagu. Tegelikult need on seotud vaktsineeritud inimestega, mitte vaktsineerimata inimestega. Ja selles mõttes ma soovitan YouTube'is kuulata erinevaid huvitavaid podcast'e, sest need podcast'id, mida Eestis ka nüüd rahastatakse muud kui et inimeste ajusid pesta, isegi mitte terviseteemaline, ma ei mäleta, mis selle podcast'i nimi oli, et jumala eest see foon püsiks, et peab süstima, kui ei tee, oled lamemaalane ja nii edasi. Desinformatsioon, valeinfo ja nii edasi. Teate küll, kuidas see mäng käib. Aga mis puudutab tervist nüüd, ma räägin, mida mina olen märganud. See, kuidas kõigepealt, 5 eurot on ikka vähe, paneme 20 peale. Muidugi rahvas läheb natuke närvi. Ja siis tuleb EPL Delfi pealkiri. EMO-sid ummistavad kergete tervisehädadega patsiendid. Minister Jolleri meelest tuleks neile ust näidata. EMO-sse tuleks minna siis, kui kahtlustad, et sinu või su lähedase tervislik seisund võib põhjustada surma või püsiva tervisekahjustuse.
ja siis ajab nagu eriti närvi, kui sa sellist asja loed. Meil on maksukoormus, sa maksad ennast ogaraks, abi on vaja saada, ootad ennast terveks või veel haigemaks. Ja kui sa lähedki abi otsima näiteks EMO-sse, siis nüüd kõigepealt rahaga üritatakse survestada, ära tule. Ja nüüd siis öeldakse lihtsalt, et kui sa just ära ei ole suremas, ära tule. Või püsiv tervisekahjustus on ju. Aga on juhtumid, kus inimene ei tea. Näiteks on olnud ju, lööb pea ära, läheb EMO-sse kontrolli, sa pea äralöömise peal ju ei arvaks, et ära sured lihtsalt püsiva tervisekahjustuse, aga näiteks on juhtunud nii, et inimene peale äralöömist mõne pärast sureb ära, sest ta on saanud nii kõvasti viga. Ja kui sa oled siis selle EMO järjekorras ja vaadatakse, kukkusid, no ära selle peal küll nüüd ära sure, ei klapi ju. See peaks olema elementaarne, et see, kui me maksame nii palju, et kogu seda tervishoiuvärk üleval hoida ja mitte ainult see, mis maksukoormuse näol käib, ka mujalt süstitakse nendesse nähtustesse ju raha sisse, on see WHO, igasugu fondid, asjad. Meie maksame seda kõike pulli kinni. Ja lõpuks ongi, et me maksame kinni lihtsalt seda, et järgmise süstlaralli ajal sa oleksid kohustuslikult seal rivis. Ja ma ei ole sellega nõus. Ja kust üldse see meditsiinivärk tuleb, see on ju Rockefellerid mingi hetk mõtlesid, et ja kui ma räägin meditsiinist, siis jah, ma räägin sellest, mis on meil nii-öelda peavoolumeditsiin. Meditsiin algselt on olnud see, mida tänasel päeval öeldakse alternatiivmeditsiin. Kunagi see meie tänane alternatiivmeditsiin oligi meditsiin. Väga hästi toimis. Ja siis Rockefellerid mõtlesid, et teeks äri. Aga sa ei saa ju patenteerida piparmünti ega muid looduslikke asju. Tuleb teha naftabaasil kraami, patenteerida ja öelda, et piparmünt peab ära keelama. Mooniseemned mingi hetk käis läbi, et EU keelab ära ja nii edasi. Aga kui inimene ei saa arstilt abi, näiteks perearst, mina perearstile kirjutasin oma nahateemaga seoses, olgugi, et ma olen kosmeetik, ma olen õppinud nahahaigusi, ma ei saanud aru, mis mu nahaga toimub. Ja tänaseks ma tean, et see on sellest päiksest, õigemini mitte päiksest, vaid kogu sellest mürgist, mis see päike siis, kui ma koostoimel teeb, või kuidas see õhku paisatud keemia koos päiksega võib mõjuda nahale. Nüüd tean, aga kui ma ei teadnud, siis ma kirjutasin perearstile. Ei tulnud vastust, päris pikalt ei tulnud vastust, siis mul tuli meelde, õigus, neil on nüüd see mingi portaal, kuhu sa pead sisse logima, andma nõusolek, oma terviseandmete blablablaaks on ju. Ma sain, okei, ma login siis sinna sisse, tegin kõik selle kammaia läbi ära, saatsin pildid, kohe tuli vastus, et sul ei ole saatelehte vaja selleks või saatekirja, mine otse nahaarsti juurde. 60 eurot visiiditasu, tasuta variant isegi polnud ja 60 euro eest ma võin teadmatuses edasi ka istuda. Lõpuks guugeldades sain teada, mis see võib siis olla. Ja mida me siis maksame? Ja siis öeldakse, raha ei ole ja see raha ei lähe nendele arstidele tegelikult. Arstid saavad seda raha väga palju siis, kui nad lähevad igasugu kampaaniatega kaasa. Siis mainitakse ajalehtedes ära, et nemad olid ennetuses väga tublid ja tuuakse esile, makstakse lisaraha sellest, aga kui sa oled lihtsalt reaarst, teed oma tööd, ületunde ei tee metsikult, sa ei saa väga head raha. Lihtsalt tuleb töötada ropult ja teha kaasa kõiksugu kampaaniaid. Siis on lootust. Ja mulle tundub, et need sellised pealkirjad ja see jollari murda on lihtsalt närvi ajamiseks, et rahvas läheks närvi ja ma ei tea, kas see on ka nüüd osa sellest, et hakake mässama, meil on veekaurid, kumminuiad, käerauad, kõik on stardivalmis, ainult minge nii närvi, et te tuleks kodust arvuti tagant välja ja hakkaks möllama, et me saaks juba veel rangemad asjad paika panna, et te siin ei kubiseks. Soovitan esmaspäevast seda Arupäevasaadet kuulata. Seal üks saatejuhtidest luges ette uue koalitsioonilepingu mõned punktid, mis viitavad sellele, et Eestis ei ole tsensuuri, aga olge vait, sest te olete siis ohtlikud. Ja isegi seal oli kas kaitsevägi teemas sees, et nende abil siis hakatakse seda infot kuidagi suunama, sellepärast, et see on ju julgeolekuoht, kui inimesed räägivad. Et seal oli üks koht ja ma kahjuks ise ei leidnud aega, et sellega tegeleda ja otsida ise need punktid välja. Hästi kiire kevad on olnud. Ja naljakas on ka see, et alternatiivi poole inimene, kui sa ei saa sellest peavoolu, tänase sisuga peavoolumeditsiinist abi, alternatiivi poole vaadates, siis sa oled mingi ja tont teab, mis asi veel. Ja kui sinuga midagi juhtuma peaks, siis terve maailm karjub, kuidas alternatiivmeditsiini pärast kellegagi midagi juhtus. Kui palju see peavoolumeditsiini inimesi kirstu ajab või sinna veerele? Vaikus. Pole oluline. Lihtsalt ei ole oluline. Ja kui sa räägid
nendel teemadel, siis sa võidki saada sõimata, et sa oled ju mingi maaler, sa oled ju mingi kosmeetik, teed ja midagi. Ja räägivad need, kes siis ise saavad kõvasti seda ajupesu näiteks, kes ongi vastava haridusega, sa oledki meditsiini paberitega näiteks lõpuks. Aga sa oled saanud seda ajupesu haridust ja siis sa arvad, et sul on rohkem teadmisi ja tarkust kui sellel inimesel, kes on vaba mõtlema, kes on vaba küsimusi esitama, kes ise on valmis vastutama tervise eest. Ja need arstid ja teadlased, kes näiteks COVID aegu ja tänaseni teevad kõvasti lärmi, miks siis neid arvesse ei võeta, neile ei saa ju öelda, et sa oled maalar, sa oled kosmeetik, ole vait. Neile lihtsalt öeldakse, et ole vait. Ärge neid kuulake, olgugi, et keegi ei saa aru, et mis huvi peaks olema mingil arstil või teadlasel oma karjäär lihtsalt korstnasse kirjutada selleks, et teha lärmi ja inimesi hoiatada selle jura eest, mis toimub. Loogikat ei leia. Siin ongi hästi huvitav moment, mis mina olen mõelnud, miks on inimesed närvis nende nii-öelda vandenõu teoreetikute ja muidu asjadega seoses arvamuse avaldajate osas on ilmselt see, et kui sa kõik oled natukene kas või jälginud, sa saad aru, et see peavoolumeedia ei ole päris nagu see koht, kus tõde saada teada ja kuskil on see päris tõde. Kuskil on mingi info, milleni sind need tavakanalid ei vii. Ja hullult häiriv tunne on teada, et kuskil on midagi, millele sulle ligipääs puudub. Ega sa ometi mingit Objektiivi ja Telegrammi või Vanglaplaneeti ei saa ju lugeda ja seltskonnas öelda, kuule, aga ma lugesin Vanglaplaneedist, et see on tegelikult hoopis nii. Ilmselt suur osa vaataks sulle otsa, et kuidas see Joller ütles, et tuleb ust näidata, näitaks sulle ust selle peale, et lollakas oled vist. Ja siis inimesed lihtsalt tiksuvad selles häirituses, et kuskil on mingi info ja tundub, et seal liigub mingit hoopis adekvaatsemat infot, aga sinna poole ei tohi isegi vaadata, sest nii võid sõpradest ilma jääda, see võib su karjääri ohtu seada, su sissetuleku ohtu seada ja siis sa lihtsalt pigem istud edasi selles nüris kohas, aga see nüri koht tundub natuke turvalisem. Kogu selle tsirkuse peale, mida meile kavatsetakse siin korraldama hakata, kõik digilaager, jälgimisühiskond, need vandenõud teooriad, need kõik järjest ju leiavadki aset. Ja kõige värskem vandenõu teooria on see, et vandenõu analüütikute suvepäevasid rahastab Kliimaministeerium, kes selline nali läbi ja et kuskil oli veel, et me raha pärast seda teemegi. Ma ei tea, kus see raha asub. Need targad võiks mulle ka öelda, kuhu kivi alla see raha on pandud, sest meie teeme seda kõike lihtsalt rõõmus, see on äge. Sa lähed kuskile, kus on 100 inimesi koos ja sa ei pea valima, millest sa räägid, sest need kõik inimesed on avatud mõtlemisele, küsimustele, kaasamõtlemisele ja sul on hea olla nendega ja see on rõõm. Ja kui midagi teha lihtsalt selle rõõmu pinnalt, mul ei ole tunnet, et keegi oleks mulle võlgu selle eest, et me teeme selle asja ära või meile siis võlgu. Kui sa midagi endast annad, siis seda võlatunnet ei tohi seal olla, sest see tekitab disharmoonia. Kui sa annad heast südamest ja sellega tekitad lood midagi ilusat, see on harmoonia. Aga ainuke, mida mina olen nagu tundnud, millest mõnes kohas on jäänud puudu, on viisakus. Paar sellist hästi ebameeldivat momenti on olnud, kus tahaks lihtsalt ropendada, aga mõtled, et mingile ebameeldivale asjale ebameeldivalt vastates, ma esialgu proovin heaga. Ja siis ma olengi proovinud. Kuigi vahest on selline tunne, et milleks. Ja siis, ma ei hakka väga detailidesse laskuma. Igastahes selline vandenõuteooria siis, et me saame selle eest raha. Ei saa. Me saame lihtsalt väga ägeda elamuse, väga ägeda kogemuse, kuidas korraldada üritust, eelmisest aastast juba õppisime oma jagu, see aasta õppime ilmselt veel, see aasta on ka väljakutse suurem, sest üritus tuleb suurem. Soovitan väga teil tulla. Kirjapanijate seas on sellised, ma ei taha ühegi inimese nimega, et see tuleb ka nagu kekutada. Täna just sain ühe meili, mille peale ma olin natuke siuke, kui äge. Aga tulge kohale, näete oma silmaga. Ja eelmises saates ma rääkisin sellest Selveri turvanaisest, et ei kanna enam maski, COVID on läbi. Ja see naine, kellele ma seda nalja tegin enda arust siis, ta ütles, et see on jura kõik ja päris vihaselt reageeris. Ta ütles, et ta töökaaslasel on sellest vaktsiinist vähk ja tema teab see töökaaslane, see on nagu avalik saladus, et see on sellest vaktsiinist. Ja neid juhtumeid on palju, see ei ole see üksik, et meil siin linnas ühega läks nii, kõik teised päästis, aga ühega läks nagu nässu. Ei, neid juhtumeid on palju.
ja see ajab hinge täitsa täis, sest nende inimestes, kas keegi vabandab või nüüd ka Joller, WHO-s me siin ajame seda asja. Ja siis nüüd sellest kriisist me õppisime. Ma küsisin, kas tegite kokkuvõtteid ka, et mis nagu nässu läks. Väga paljud inimesed said päästetud selle vaktsiiniga. Ma ütlesin, et väga paljud said ka kahjustada, paljud surid. Ja need inimesed on päriselt olemas. Nad on isegi oma organisatsiooni püsti pannud. Kas te nendega olete suhelnud? Ja rohkem proua mulle ei vastanud. Ja naljakas ongi see, kuidas inimeste ajusid siis pestakse. Mul on meeles, kuidas COVID ja kui haiglates sünnitades, Võrus võis kaasa võtta mehe sünnitama, mida paljudes teistes Eesti haiglates ei olnud. Ja hea seegi, aga maski ikka öeldi, et peab kandma ja testi tegema ja mul meenus, kuidas kohalikus lehes oli isegi artikkel, kus pildi peal oli värskelt sünnitanud naine mask ees ja kuidas ta kirjeldas, et maskiga on ikka hea küll sünnitada. Või ta otseselt vist ei kiitnud, aga vist ütles, et jäi ellu midagi sellist, et saab küll, kui tahad maskiga sünnitada. Aga ma tean ühte naisterahvast, kes saatis kõik seal kuu peale, et mina maskiga sünnitama nalja teete. Ja see naisterahvast ütles ka, et tema haiglas sünnitamine ei ole nagu kõige meeldivam asi. Kuigi paljudele meeldib just see turvatunne, et kõik masinad, medikamendid, kõik on käe-jala ulatuses, midagi vaja on, kohe on olemas, lähed seda teed. Ja ta ütles nii ilusti, et aga ma lõin oma ruumi sinna ja ta lõigi. Ja need maskinõudid saatis kuu peale, tema sünnitab, tema asi, väga ilus sünnituskogemus. Et sul on võimalik ka mis tahes oludes luua see oma ruum ja oma kogemus. Mina nii palju ei viitsi, ma võtangi oma ruumis, teen seal, kus mul on hea, ja ma tunnen, et see kõik ongi minu vastutada, kuidas see sünnitus ja kõik läheb. Ma pean enda sisetunnet kuulama number 1. Kui mu sisetunne ütleb, et tegelikult nüüd peaks haiglasse minema, siis jah, ma läheks sinna haiglasse, aga kuni kõik läheb naturaalselt, ma ei näe selleks vajadust. Aga selleks peabki väga tugev iseenda sisetunde usaldus olema. Ja teine teema, mis ma tunnen, et inimesi ajab tegelikult ropult närvi, on see samune kaitsevõime teema, mis tõestab, et meil on vaja kaitset selle valitsuse ja omavalitsuste eest, kui meie tagaselja aetakse ikka nii hämaraid asju, inimesed ei teagi, tahetakse kaitsetööstust piiri äärde. Nui 4. Kui ei saa neid asju, hakkame droone siin tegema, ma midagigi. Ja mõni õigustab, et ei me oleme niikuinii siin nii suur sihtmärk, et kaitsetööstus veel otsa, et mis ta enam siis, me niikuinii oleme siin esimesed, kes õhku lendavad, teeme vahepeal siis vähemalt raha näiteks. Ja siis drooniõppe koolidesse, see oleks väga hea. Ja mina mõtlen, mis tulevik meid ees ootab, mida meie lapsed üldse siis õpivad. Haridus-teadusministeerium promob põrsas Pepat, sest lapsed peavad ju multikaid vaatama, jumala eest nad peavad multikaid vaatama ja põrsas Pepa, ma ei suuda seda vaadata, mul läheb süda pahaks. Minaks on lihtsalt midagi õudset ja ma tean inimesi, kes arvavad, et see on väga hea asi, mida lapsele näidake teie lapsed, mina oma lastel ei luba. Ja selle kaitsevõimega seoses ma soovitan teil jätkuvalt külastada lehekülge nursipalu.org, Facebookis lehtesid MTÜ Meie Nursipalu kaitseks, seal on kõik see värskemat infot, mis puudutab seda kaitset, mida meil kohalikud siin teevad ise. Me peame ennast kaitsma selle eest, mis toimub. Sest see kaitsevõime tähel, mida meile pähe määritakse, see on lihtsalt hukkaminek. Ja kas või see, et hiljaaegu tuli välja, et Võru külje alla 120 hektarit teeme puhtaks harjutamiseks. Nad tulevad linnale niivõrd lähedale, inimesed ei kujuta ettegi. Need senised paugud ja kopterid üle peade, see on praegu selline vaikne soojendus. Ja siis, kui kuumaks läheb, siis läheb nii kuumaks, et te liidutasid linnast minema. Ma võin kõlada nagu mingi, tekitad tühjast paanikat ja mis sa hirmutad inimesi, sa oled kaitsevõime vastu. Meil ei ole mitte mingit kaitsevõimet alles, kui inimesi ei ole enam, inimesed siit ära lähevad. Kui nad ei viitsi kinni maksta seda kantimist, mis toimub kaitsevõime tähe all. Ja ma lihtsalt ennetan seda, et me saaks hukka, sest ma olen eestlane, mu lapsed on eestlased ja ma tahan, et me elaksime Eestimaal edasi ka järgmised põlved. Ma ei tea. See on kõik, mida ma soovin, et siin oleks normaalne elada. Kogu moos. Vist on liiga palju tahetud. Ja see, kuidas siin siiliaegu õppustel meesterahvas oli ette näidanud, küsiti luba tema maa kasutamiseks, ta näitas, siin on kuusenoorendik, ärge siin tehke, seal on maa, tehke seal. Kus tehti? Mööda kuusenoorendikku, seal Nursipalu lehel on see info kenasti üleval. Milleks? Ja siis videod, mis netis liikusid, kuidas
minust lihtsalt mõned mehed läksid sinna lustima, mehed, naised. Ja muidugi need mehed, naised, kelle pilte meedias ma trehvasin nägema, vaatad otsa ja lodipüksid. Ongi siuke, mina siin kostüümis, ma olen pulli, on ju. Kui oleks küsitlus, kui paljud nendest õppustel paugutegijatest või muud asjade tegijatest oleks valmis reaalse sõjakonflikti korral minema, surma kas või selle eest, et kaitsta Eestimaad. Ma arvan, et see protsent on päris nutune, ikka tõsiselt nutune. Ja rääkimata liitlastest, need lähevad kohe siit minema. Aga see, mis raha me kulutame nende liitlasväelaste õppe ja militaarturismi peale, need on kolossaalsed summad. Ma jälle viitsin neid numbreid välja otsida, aga isegi kui ma otsiks, siis need on nii hoomamatud summad, et niikuinii see numbrite rivi ei ütleks teile midagi, kui suur see on. See lihtsalt on hoomamatu. Ja võrreldes siis, kui vähe meie omad poisid saavad ja tüdrukud ja ega nende seastki see protsent ilmselgelt ja see mingi oma naha hoidmine. Michal ütles seal EKRE omadele, et nahahoidjad olete. No muidugi seab teda närvi, et nahahoidjaid on, kui meie nahad on tegelikult tagaselja maha müüdud ja me siin vastu punnime. Ikka jääb närvi ja tuleb ära mainida, et ärge hoidke oma nahka. Ise nad on kõige suuremad nahahoidjad muidugi. Aga see suhtumine, mis nende õppuste aegu oli, see päris nukraks teeb. Aga teate, tänasel päeval vist ei olegi vaja päriselt millegi eest seista või kaitsta. Piisab sellest, kui kannad õigeid trussikuid. Siin on üks kohalik bränd, ühe metsavenna nimelised trussikud teinud, lõpuni võitleja trussikud. Keegi muidugi ütles, et trussikud ütlevad venelased, et meil on aluspesu, aluspesu siis lõpuni võitleja. Ja kui ma tegin selle kohta postituse, et mida see siis tähendab, et kui sul sellised trussikud on, et kuidas see välja näeb, et see lõpuni võitlejale. Näljaks on see, et selle brändi ühe siis autori vanaema tuli kommentaariumist teda kaitsma. Ja lihtsalt mitte, et sisuga, vaid ütles, et koera ülesanne on ikka haukuda, et ma olen siis see koer. Ja mõtlesin, et esiteks, kui keegi on lõpuni võitleja, siis miks vanaema peab tulema. Ja see mul meenus lihtsalt see nali, mida ma tegin ükskord ühes saates, et minu jaoks annab rohkem turvatunnet vanaema kärbikuga kui see tsirkus, mis meil siin toimub. Ja siis tuli selle paralleeli peale lihtsalt natuke nali peale. Ja kui ma siin ütlesin, et laps pidi tulema koju, aga tuli alles kella 8, praegu on ka see olukord, kus ma ei tunne, et siin linnas oleks turvaline, päris tõsiselt, sest meile siin roteeruvad igasugu tegelased ja siis näed mingit rotatsiooni, ma ei tea, kas need on mingid uued, neid niimoodi jupiti lastakse välja 20 kaupa, mul on silma jäänud. Ja siin on ikka päris õudseid tegelasi. Ma üks päev autoga pidin käima korraks ära ja ma kiirustasin auto peale. Sest need tüübid, kes mööda tänavat sealt tulid, mul oli tõsiselt hirm. Nad nägid lihtsalt siuksed narkarid välja ja ma läksin rüttautosse, sõitsin minema, siis ma nägin veel mingit kampa analoogseid ja muidugi mul on see tunne, et kui mu laps peaks selliste kuskile sekka sattuma, siis need tüübid ei vastuta mitte millegi eest. Maailmas on juhtumeid, kui need sõjaväelased, need liitlasväelased siis korraldavad midagi, asjad mätsitakse kinni. Kannatanud makstakse kinni. USA näide, üks saade, mida ma veel soovitan, või kanal YouTube'is, Redacted, väga hästi räägib toimuvast. Ja seal nad muuseas rääkisid ka, et USA sõdurid tegelikult ei oleks tohtinud olla Ukrainas. Seal sai terve portsu USA sõdureid surma isegi ja omastele siis lihtsalt maksti nii palju, et nad oleks vait, et nad ei räägiks välja, et nende lähedased olid siis USA sõjaväelastena Ukraina pinnal sõdimas. Niimoodi see mäng käib. Ja kui sulle öeldakse, et mis iganes summa, meil kõigil on ju mingi number, et mis numbriga sina siis, igal inimesel on hind ja teate küll siukseid lauseid. Uskumatu, aga on inimesi, kellel ei ole numbrit, kellel on rahu ja see rahu maksabki mõnikord seda, et sa ei saa minna lihtsamat teed. Sa ei saa minna seda vaikimise teed, sest tõde peab liikuma. Tõde on see tegelikult, mis on meie kõige suurem turvasada, mis see õige sõna oleks, turvalisuse garantii või miskit taolist. Ja see on ka see põhjus, miks ma ikka räägin. Ja selles militaarsektoris liigub ikka väga suur raha. Ja seda raha nad ei taha ohtu seada ja sellepärast neid asju kinni mätsitakse ka. Ja mul tütar rääkis ka, kuidas ta läks rattaga ja siis olid tõuksimehed
mingite niimoodi jaotanud ennast sinna tee peale ära, et ühed lasite mööda ja järgmised enam ei lasknud, sest pidi lihtsalt mööda muru minema. Ja on selliseid. Mul situatsioon eile sõidan autoga, 2 tüüpi, ma näen kaugelt, et nad jube suure hooga tulevad ja ma teadsin, et nad ei kavatsegi seal ülekäigurajal seisma jääda ja ma lihtsalt ennetavalt jäin ise seisma ja kahekesi lasid mu linalt mööda. Ja kui ma ei oleks sellega arvestanud, siis oleks olnud avarii olukord ja ma ei tea, kuidas kindlustus sellega siis toimetab, kui need, kes on selle põhjustanud, on siis need samused liitlasväelased. Ma ei tea, ma ei ole süvenenud. Ja siin oli ka naljakas see, kuidas mingi hetk oli üks artikkel, see oli kuid tagasi päris vana ja hiljem on veel mingid inimesed öelnud, et kaitseks ikka seda Nursipalu ja see, mis seal loodusega tehakse ja see ikka ei ole päris õige, see täiega kaitseks, aga seal on ju need mingid sellised, ja siis mainiti mingid kes teevad siis poliitika pärast seda kaitsmist ja mina olin seal välja toodud, mitte vist nimeliselt, aga seoses sellega, et ma hoiatasin nende liitlasväelaste eest, et mina siis levitan valeinfot ja nii edasi. Ja mina mõtlesin, ju siis teile ei ole see nii oluline, sest kui sul on miski oluline, siis sind ei huvita su maine, et mida sinust pärast räägitakse, sest kellegi mainet nulli keerata või väga-väga halvaks keerata koguni on lihtne. Selleks on võrratud tööriistad olemas. Meie meedia näol, kanalid jätkub. Ja miski pole püha. Sind võidakse täiesti pahupidi pöörata, täiesti alusetult ja sa oled selle eest täiesti kaitsetu. Siis ongi lihtne öelda, ma väga kaitseks, ma nii ju hoolin, aga näed need teised seal, ma siis igaks juhuks ei kaitse. Hoolin ikka, aga vaikselt, sest ma ju ei taha nendega seal olla samal pulgal. Palju õnne ju sa siis nii väga ei hooli. Oled oma naha hoidja. Et äkki minust ka siis pärast räägitakse halvasti, ma panen siin vaikides. Ja see vaikides asjade ajamine ei ole ka nagu mõnes mõttes halb. Mina näiteks hiljagu tabasin ennast mõttelt, et muretsemine. Ma aeg-ajalt muretsen mingite asjade pärast. Siis ma üritan sellest murest välja minna, sest mureenergia ei ole hea. See on päris madal ja selline kurnav. Ja siis mul käis peast lause ära muretse, palveta. Sest palve rahustab ja palvel on jõud. Ehk siis on asju, mida me saame teha ja on asju, kus meil lihtsalt tulebki palvetada. Ja sellises kohal olemise energias, sest kui sa lihtsalt loed mingeid sõnu, see ei tööta, aga kui sa oled päriselt kohal selles palves, siis sellel on jõud. Nii et ära muretse, palveta. Ja seal on ka see pool, et mõelda, et kuidas teised siis minust mõtlevad. Me iseendast mõtleme tihti väga halvasti juba, et asi siis teistel veel halvemini mõelda ja veel koguni juurde mõelda igasugu vigu sulle. Või külajuttude põhjal hinnata, et too ütles, et ta on selline. Me selleks, et liikuda sellel iseenda potentsiaali teel, kõrgema mina, siis kõige võimsama seisundini, me peame aktsepteerima ennast selles hetkes, me peame aktsepteerima ennast ka varasema minana. Sest kui me mõtleme mingitele, ma ise olen avastanud, kuidas mingid varasema iseenda versioone natuke nagu häbenen, et miks ma seda nii ütlesin või nii tegin, siis ma saingi aru, et sellega ma kurnan lõpuks ikkagi iseenda energiat, sest lõpuks kõik need eilne, tänane, homne mina, see on üks tervik. Ja kui ma seda eilset Kertut muudkui siis kirun ja maha tõmban, häbenen, ma seda tänast Kertut ka tõmban maha, siis see tänane Kertu ka kardab, äkki sellega ma panen puusse, äkki siis ma eksin ja siis pärast on jälle nii halb enda ees, vaid leppida, ma ei saa olnud muuta. Ma saan praeguses hetkes olla mina ise, aktsepteerida ennast sellisena, nagu ma olen, kogu aeg jälgida ennast, analüüsida, kas see, mida ma teen, mõtlen, kas see on päris see või ma peaks mingid lood lahti endale andma ruumi muutuda, kasvada. Ainult nii me saame liikuda inimestena edasi selle kõrgema enda suunas, selle parema enda suunas, mis mina arvan, et on tegelikult see, kellel on valgust tulema, sest kui ma praegu seda väikest Georgigi vaatan, sa vaatad talle silmadesse, seal on kõik olemas. Silmad, see on lihtsalt kogu universum. Sa vaatad sinna silmadesse, seal lihtsalt ongi kõik. Ja nii me liigumegi, me tuleme siia, käime koolis, kõigepealt lasteas koolis, siis vaatame, et põrjas pepad kõvasti on ju, siis mängime arvutimänge hästi palju ja lähme äppi õppele, sest siis ka saab hästi palju ekraanides olla ja selle pilgu nagu täiesti ära nüristada.
Okei, see on selline tänapäevane versioon, aga piisab ka sellest, kui sa käid teiste mustreid pidi, sa sünnid perekonda, seal on mingid mustrid, sa paratamatult lähed need mustrite sisse, neid elama ja mingi hetk sa hakkad ennast nendest nagu lahti arutama, nagu sibul lahti koorima, nutad ja koorid. Ja, aga sibul võib natuke magus ka olla. Ja meie ülesanne ongi minna sellesse alguse seisundisse siis tagasi, aga läbi selle maise teekonna mingil põhjusel me hingedena oleme siia tulnud. Ja hästi oluline on küsida, kui jälle jõuad mingit mineviku versiooni endast kiruma, et miks ma nii tegin, siis mida ma sellest õppisin? Ja ma olen lastele ka aeg-ajalt, kui mingi situatsioon on midagi, mingi käkk jälle, siis ma küsin, aga mida sa sellest õppisid? Sest see on oluline. Kui sigadus on tehtud, see on tehtud, on ju. Aga mida sa sellest õppisid? Ja nii on võimalik paremini, kergemalt edasi liikuda, sest ei ole seda raskust kaasas. Sa saad aru, et mingid asjad lähevadki nässu teatud põhjusega, teatud õppetunni jaoks. Aga mis puudutab seda ekraanimaailma, seal on ikka, vahest ma mõtlen inimesed, kes veedavad väga palju aega ekraanis, rääkimata lastest. Jaan Arul ETV mingis portaalis oli hiljaga väga hea jutt sellest, kuidas väikelapsed, mida see ekraanivärk tegelikult nende ajuga teeb. Väga soovitan seda lugeda. Samal ajal meil Eestis koolidest digiasju ära ei kaotata, vastupidi, äpid on stardivalmis ja ma hiljaaegu Facebookis jagasin ka laulu Õpetaja. Henri Laks on seda laulnud, aga ma jagasin ühe ansambli esituses, sest Henri Laksi versioon YouTube'is ei olnud nii hea külaga. Ja kuulake seda laulu Õpetaja vana muld, kuidas ümber saida aeg. Aga miks? Sest ta rääkis vabadusest ja inimestel on kuskil hinges see kutsumus vabaduseks. Ja niiviisi siis õpetajad võivad õpilastele halvasti mõjuda, kui eesmärk on kogu ühiskond panna selles utoopias elama ja siis on vabaks õpetatud lapsed, kellele see kas või ühe õpetaja seemneke võib liiga kuramuse hästi mõjuda. Igaks juhuks ekraanidesse ära. Nüristame õpetajad ära, et neil endalgi kaoks see vabadusega ühendus ära ja siis on peale kas kindlustatud selline tubli biomass. Ja kui palju meil tänases päevas on neid inimesi, kes saavad olla päriselt vabad. On hästi meeles lapsena, kuidas mingi sari oli telekast ja seal naerdi. Ja mu isa täitsa kurjalt kõrval ütles, et kas ma ei tea siis, kuna naerda tuleb või et miks nad mul ette naeravad. Ja nüüd ka ma olen vaadanud mingid huvitavad videod, tahaks videot vaadata ja kellegi lõust on seal juures, siis ta teeb nagu teeb mingid nägus, et see on nüüd naljakas ja sellele pead niimoodi reageerima. Ja mul tuli isa meelde, et samamoodi, et ma soovin vaadata seda videot, ma soovin vaadata selle, mis see sisu on, see point. Ja kui ma näen selle video ajal, et keegi sealt teeb niimoodi ja niimoodi, närvi ajab, kohutavalt närvi ajab, et lõpetage ära. Milleks? Ja ma ei saagi seda videot normaalselt vaadata, sest keegi tahab tähelepanu saada selle video, et ma ikka vaataks, et tema saab aru, kuna naerda tuleb ja kuna point on. Siuksed huvitavad momendid. Aga selles vabadusega tegelikult ma tahtsin üldse jõuda sinna omadega, kui palju on neid inimesi, kes saavad tulla vandenõuanalüütikute suvepäevadele, kes ei pea kartma oma karjääri, sõprade ja muu pärast. Okei, meil ei ole seal niimoodi, et me kuskile selle nimekirja üles paneks või filmiks kõike, kes seal on. Mingi video kokkuvõtte me teeme. Aga just see, et sa oled seal ja et keegi tuttav näeb ja räägib teistele tuttavatelt, kuule, tema oli ka seal. Kui palju on meil neid vabasid inimesi, kes on valmis lihtsalt selle elamuse pärast, et ma lähen sinna, kus ma ei pea valima, millest ma räägin. Seal on inimesed valmis rääkima mis tahes teemadel, sest nad julgevad mõelda, julgevad küsimusi esitada ja neil ei ole sellist asja, et ei, see on ikka, see on mingi ei, see on imelik jutt, Ma eelmisest aastast siiamaani meenutan, kui ägedaid hetki seal oli see korralduspool, see oli päris kurnav ja 3 lapsega seal toimetada. Ma hirmuga mõtlen, et see aasta on 4 last. Et saab huvitav olema, aga sellegi poolest ma väga ootan neid suvepäevasid. Ja ma usun, et tulevad väga ägedad 3 päeva. Ma soovitan teil ka tulla. Nii, ja
Ja muidugi ma korraks veel tuletan meelde, et te võite sellised alternatiivmeedia kanaleid kuulates väga palju kuulda seda toeta seda, toeta toda, kõik koguvad nagu annetusi, nagu mingi kirjuse kari on ju. Aga reaalsus on see, et need alternatiivkanalid või kas või seesama MTÜ Meie Nursipalu, me tegutseme selleks, et kaitsta, hoida, anda mingigi tuleviku lootus, et ei tuleks seda digikoonduslaagrit, et ei tuleks neid kõiki jõudusi, mida meile peale surutakse täiskäigul läbi nende samuste poliitikute, kelle meie siis nii-öelda oleme valinud. Ja kuna meie vastas on, võib öelda, et kogu maailma raha, nende globalistide ja jätkete käes, seda enam, et neil on piiramatu võimalus neil on võimalus seda raha piiramatult juurde trükkida. Meile on justkui selle kõrval ju mitte midagi, lootused andke alla, aga ma ütlen, mis meil on energia. Ja see energia väga kannab. See on elus energia ja meil tuleb oma eluenergiat teadlikult hoida kõik võimalikud kurnajad sellest eemal, et me jaksaks teha seda, mida me teeme. Ehk siis see on selline pidev töö iseendaga märgata momente, mis meid kurnavad. Ja ma saan aru, et sellest see energia, et tehkegi energia pealt, aga paratamatult me oleme selle energiaga kehastanud siia inimestena materiaalsesse maailma, kus on materiaalsed asjad ka, mida on vaja, kas või suvepäevade korraldamisel, ja on raha, mida kulub. Ja sellega seoses, et kui te kuulete, et Nõmme raadio kogub annetusi, Vanglaplaneet, MTÜ Meie Nursipalu, Objektiiv ja nii edasi, Makroskoop, kõik nagu küsivad muudkui põhjusega. Ropult palju tööd on teha ja siin on kulud. Ja see, mida me panustame siin ise oma kõige muu oma elude arvelt, mina ei tunne, et keegi oleks mulle võlgu selle eest, ma ei tunne ohvrienergiat endas sellega seoses. Ma tunnen, et see on normaalne asi endast panustada ja ärge siis suhtuge nendesse küsijatesse. Miks ma seda jaganud, see, et paar inimest on, et jälle küsivad raha. No aga see masinavärk, mis meie vastas on, see rahast koosnebki. Ja see, et neile vastu hakata, meil on ka teatud vahendid selleks tarvis. Ja juba tore oleks lihtsalt kinkida, olla nagu mingi heategevusorganisatsioon, et ma ei tea, võtame 3. töökoha ka kõik endale ja siis nagu rabame ise, et oleks raha, mille eest kõike seda teha. Aga paratamatult see ei toimiks, sest me põletaks ennast siis läbi. Mina lihtsalt praegusel perioodil olen läinud väga-väga kokkuhoidlikku eluteed. Endale väga midagi reisimas ei käi. Vaatan teiste reisipilte ja tunnen rõõmu nende üle. Ja lihtsalt soovin, et see eluke meil siin normaliseeruks kas või natukenegi. Kas või selles mõttes kas või natukenegi, et kõike seda, mis aastakümnete jooksul on suunatud minema täpselt sellesse punkti, kuhu me täna suundume, kogu see utoopia. Ma peangi siis siin silmas seda, et raha kaob ära, on digiraha, on see sotsiaalne krediidiskoor, kõik need asjad. Et kui me saame neid momente nii paljugi mõjutada, et neile jääks baasvajaduste rahuldamise võimalus alles, siis need inimesed, kes näiteks tahavadki 15 minuti linnades elada, nagu väga-väga tahavad. Me ei saa seda ju päris ära keelata, nad ju väga-väga tahavad. Nende lapsed ka kindlasti väga-väga tahavad, sest nad ei teagi mingit muud varianti. Kipel pikale läts ja ma tahan kindlahe lõppu üks tahad võrokeelist osa teha. Ja ma mõtlen, et ma kõnelen midagi, mis oli nii tähtsam, et kui midagi jääs säänses, et päris hästesse arvuses oli hätä. Ja ma mõtlen, et ma kõnele tuust, kuis mi lats oma nime sai. Mul eelmisi latsiga oli nii, et es ole veel lats tulnuki mu üske, kui juba oli nimi oleman. Kõikiga oli nii, et nime oli oleman. Ja nüüd nime es ole ja lõpuni välja es ole. Ja ma juba pelgsi, et midagi on väga võlssi. Ta latsaga on midagi võlssi. Ja ta hirm oli väga-väga suur. Ja võtse väga palju mu energiat. Ja lõpus läts nii, et mul ostse kats nime raamatut ja muudku kaie sealt näid nimi, mis võinu olla. Ja ma kaie ka nimi tähenduisi, et nimel oles mõnegi oluline tähendus. Ja näituses kõik sõa ja võitlusega seotu nime
ma välisti õkva. Mulle väga meeldu nimi Valter, aga siis ma Kaie raamatust tal midagi sõjaga seotu, kas häävõitleja või midagi säänast, ja siis ei, ta sobi. Lõpus oli 15 nime ja siis ma Kaie ka, et mitu mu tutva ma pannu latsule nime, mis on seotu rahuga. Rahu on ju midagi väga hääd, aga siis ma mõtlen, et Manfred tähendas rahumiist. Aga kui sa mõtled rahu peale, siis seal taustal on ju kõik aeg sõda. Rahu, sõda. Ta on nagu, see on see vastas asja, mündikats külge. Ja siis ma mõtlen, et ma nagu tuud ka edasi, et tahtma midagi neutraalsempat. Ja lõpuni välja ma ei tea, mis ta nimi võis. Es tiedä nimeä. Ja siis me mõtli, et kui ta sündus, siis Kaimi otsa. Ja siis mul oli järgmine hirm, et kui Kaimi otsa ja näeme seal erinevat nime, et ma näe ütte, et jummal, ta näge välja õkva kui ta nimi. Ja siis miis ütles kõrvalt, et miks ta nimi näko. Ja siis oli üks nagu hirm edasi. Ja siis juhtu nii, et sünnituse haigu, kui ma juba oli kuskil valude peale, siis ma ütli, Georg tuli juba. Ja siis miis Kai otsa latsale ja ütel, et tal ongi ju Georgi nägu. Ja siis ongi nüüd latsa nimi Georg. Ja Georg, ta oli meil seal nimekirjan, aga ta ei ole nagu, ei tekita ta nimekirja koostamise haigu mu jaoks säänest, ta ongi ta nimi. Aga sünnituse haigu, kui ma ensigi kotuse pealt ta minust siis välja nagu tull niimoodi. Ja siis selgusi, et mehe suguvõsan on ta nimi kunagi esiki esinenu. Ja tuule mul oli väga hää meel ja hummakugu tõne tütar üles heräsi, et kuuli minna, siis ta tull mi voodimano ja Kai, tita on värsündynyt. Ja mis ta nimi on? Siis me ütle, et Georg on nimi. Mis ta nimi tähendas? Et ta oli ka kõik aeg kõrvalt männud, ta nime kamma jaad ja sest ta tiits, et nimel on ka tähendus, peab olema. Siis ta küssigi, mis ta tähendas? Ja siis ma ütle, et Georg, ta tähendas maaharja põllumis. Ja tuu on õkva sääne asi, mida ma tunne, et meil oleks vaja. Inimesigi ja hoidva maad, hoolitsesid tuuist, et meil süve alles ja tuuga nagu saabusigi muu rahu. Et latse nimes siis saa midagi, mis oleks seotu rahuga, aga mu hengen on rahu. Ja tuu ongi sääne seisund, mida ma kõige inempa armasta. Aga aituma kullamast, kõike hääd ja järgmise kõrrani! Saade on salvestatud 2025. aastal.